Et, et kuidas meil siis maapõue geoinfosüsteemide õpe on Tartu Ülikoolis korraldatud, et meil on väga tubli ja hea koostöö meie geograafidega. Evelin juba tutvustas ja siin küsimuste voorus tuli ka välja, et tegelikult mitmeid selliseid tarkvaraprogramme Evelin nimetas QGIS, aga tegelikult on ka toimivad ArcGIS-i ja MapInfo koolitused just meie geograafide poolt, kus ka näiteks meie üliõpilased aktiivselt osalevad. Nii et me nagu geoloogide poolt päris eraldi sellist tarkvaraõpet ei tee. Ja et meil on pigem niimoodi, et meil on erinevate ainekursuste juurde integreeritud siis nii-öelda arvutipraktikumide moodulid. Ja ma tahtsingi siin nüüd nende moodulite mõningatest nagu fookustest rääkida ja näidata ka mõningaid siis neid ülesandeid, mida me lahendame nende praktikumide käigus ka. Et no üks, mida me teeme, meil on maavarade uurimismeetodite kursus, et selle ülesehitus on nüüd selline, et me lähme igal aastal siis välja ühte liiva, kruusa või paekivikarjääri ja teeme seal välitöid, imiteerime siis geoloogilist uuringut või ekspluatatsioonilist maavara uuringut ja kogume sealt siis erinevaid siis proove välitööde käigus. No antud slaidil on siin eelmisest aastast, kui me käisime üliõpilastega TREV 2 grupi Künka maardlas, Künka kruusa karjääris ja kogusime siis kruusa proove sealt. Ja siis edasi me kasutame lisaks siis klassikalistele sõel analüüsi on siin nüüd antud joonisel ka näha siis selliseid fotogrammeetrilisi lahendusi, mis me teeme siis ka GIS-is. Et antud näide on programmiga Datamindis Discover, mis on ka GIS-i tarkvara. Et siin me oleme loonud siis nüüd, me pildistame mõõtkavaliselt üles kruusa materjali ja siin on nüüd näha, kuidas me mõõdistame siis fotogrammeetriliselt nende osakeste suurust. Et kruusveerised, et me oleme üritanud siis katsetada erinevaid meetodeid, fotogrammeetrilisi meetodeid selleks tera suuruse mõõtmiseks. Ja järgmine etapp on seal siis varuplaanide koostamine, et peamine võib-olla ülesanne on olnud meil ka arvestades Eesti geoloogilist ülesehitust ka, et meil on kihtmaardlate maa, et interpoleeritud pindade meetodid, et kus me siis kasutame, interpoleerime maavara siis lamava ja lasuva pinna ja arvutame siis seal GIS-is ka neid maavara mahtusid. Et katsetame erinevaid interpoleerimismeetodid, lihtsamaid siis kolmnurkmudeleid, natural neighbor ja kauguskaalutud meetodeid oleme katsetanud. Nii, ja järgmisel slaidil siis mõned üliõpilastööde näited ka siin aastast 2022. Et mida me siis GIS-is teeme, et me teeme mõõtkavalisi varuplaane, et nii nagu nad on ette nähtud meil Eestis maavarade uuringutes, et konkreetsete siis mõõtkavade suhtes, ma isegi ei oska peast öelda, mis mõõtkavas see näide praegu on, aga et me üritame siis need harjutused nagu läbi teha, et panna õigete värvidega siis need maardla või varuploki piirid paika. Te näete sinisega siis lamami isojooni interpoleeritud ja muid nähtusi, asendiplaan ja see on üsna selline aeganõudev töö ja päris palju, kes teie hulgas on ka palju geoloogiliste uuringute tegijaid, et teate ise palju paremini. Ja oleme pusinud ka siin geoloogiliste läbilõigete koostamise
osas, et kasutades jällegi neid lamav ja lasuvaid pindasid, interpoleeritud pindasid ja esitaks siis neid, esitame neid siis nagu läbilõike formaadis. Üks temaatika, mis veel on meil siis need 3D mudelid, et siin nüüd sellel joonisel ülemine pilt on Grete Sarop 2020 töös on siis maagikeha 3D mudelid maapõues. Siin on näha nüüd ka erinevate puuraukude paiknemised ja kulla sisaldus siis maagikeha ruumalas ja siis ka nende maagikeha ruumalade kaardistused, üks näide siis 3D's. Ja see on ka Datamine Discovery 3D moodul, mis meil nagu töös, igapäevatöös on nagu kasutuses. Ja üks näide siit veel aastast 2019 paremal paiknev kaart on kaevandusalade korrastamise temaatika. Et maastike visualiseerimine olukorras siis pärast kaevandamist. Et kui kaevandamistegevus on lõppenud ja karjääri asemel on siis auk, et antud näide on Aru lõuna karjääri näide. Sellel aastal me käisime nüüd üliõpilastega, just eelmine nädal tulime, Esivere Tolokivi karjäär, kus me ka siis hiljem 3D's lõikame siis määraldise kontuuri järgi selle maavara keha sealt välja ja kujundame siis ka nõlvad ja õpime siis seda maastike visualiseerimist ühe ülesande näide. Ja siin on ka üks näide nüüd ka sellest Aru lõuna, kus meie üliõpilased osalesid siis QuarryLife'i projektis, mis on koostööks siis Kunda Nordic tsemendiga. Et lisaks välitöödele, kus nad siis kasutasid siis karjääri sisepuistangu taimestamise eksperiment, olid siis nagu visualiseerimise ülesanded samamoodi. Ja üks veel teemapakett on siis need erinevad päringud. Et täna hommikul oli juttu määraldise andmetest ja VFS-i baasis, et see on päris suur pakett ja võimaluste hulk erinevaid siis andmebaasi päringute tegemiseks, et neid me üritame ka siis praktiseerida, et antud juhul siin selles pildis ongi nüüd määraldiste andmekiht VFS-ina ja taustaks on siis VMS-i Maameti reljeefi kaart. Et reljeefi andmetega teeme ka ülesandeid, et õpime need andmete allalaadimist ja erikursused on olnud ka meil nüüd reljeefi pinnakate ja pinnavormide interpreteerimise osas, et eelkõige siin ka nüüd vanad rannavormid, siingi sellel joonisel Matsalust idas on näha nüüd Litoriina mere rannajoon ja taga siin ka veel Antsulus see joon, et nende kaardistamine, kõrgusmuutlikkuse hinnang ehk siis ka maatõusu analüüs, et nendega me oleme ka päris mõned aastad siin toimetanud. Ja Emodneti andmestik, nagu ka Sten rääkis, et see võimaldab ka samamoodi erinevaid päringu asju teha, et see on nüüd suhteliselt uus asi veel, et aga seda on plaanis nüüd ka kasutusele rohkem võtta, et kogu Euroopa siis andmed. Ja täiendõppe koha pealt, et eelmine analoogne siis kursus oli 2017, et siis oli loengute päev, toimus meil siin Tartu Ülikooli keemikumi hoones, et selle videosalvestus on ka veel täitsa kättesaadav. Ma vaatasin, et eelmine nädal oli seal üle 6000 vaatamise sellest üritusest. Ja siis ka erinevad praktilised
täiendõppe ülesanded siis nagu nädala ülesannete kaupa, et see oli meil koostöös ka geograafia osakonnaga ja Maarekiga, Maapõue ressursside arenduskeskusega, kus siis Moodle platvormil paiknesid siis erinevad juhendid, aga lingid ja muu materjal ja siis ühepäevane loengute sessioon toimus. Ja ka KISsi-õppe ise oli siis KuKISsi platvormil, et igaüks sai ise neid juhendite järgi neid ülesandeid lahendada, vajadusel siis ka nõu küsida. Ja selle aasta nüüd plaan on, et me kohe nüüd alustame nende arvutipraktikumidega uue nädala esmaspäevast, et meil on nüüd sellised 3-tunnised ajaaknad, kus me saame tulla kokku. Magdalena on nüüd üks, kes siis põhiliselt seda praktikumide osa läbi viib, et ta näitab ka arvutiekraanil need ülesanded ette, me ka salvestame neid, et on järele võimalik vaadata ja hiljem siis näiteks omakäeliselt need kodus järele proovida, need erinevad, kas siis päringutega seotud ülesanded või siis ka me lõpetame, et teeme ühe uuringuloa taotluse plaani kasutades siis meie Eestis saadaolevaid avaandmeid. Nii, aga praegu siis ongi selles teemas minu poolt kõik.